Oh ei, armas Penelope, paljud edukad naised sünnitavad. No lihtsalt natukene hiljem. See tähendab riske lapsele, riske naisele ja riske, et küpses eas saadud laps jääb ainukeseks või et seda last ei tulegi. Nii, aga varem ei saa töörajalt maha astuda. See tähendaks kogu saavutatu ära heitmist, sest aeg muutub nii ruttu. Isegi aasta töölt eemal tähendab professionaalsele naisele langemist madalamale võrreldes kolleegidega, kes ei ole vahet pidanud. Ma kujutlen vahendit, kuidas sellest takistusest üle saada. Lao siis see võlusõna välja. Võlusõnu ei ole, nagu ei ole ka võluvahendeid. Meie rahvastik ei kerki nagu Juhan Kunderi muinasjutus linnatäite kaupa kuldmunast, mille hea nõid kuningapojale annab. Tulles tagasi abordi teema juurde, aitaks seda lahendada senisest suurem märkamine, hoolimine ja toetamine. Me ju ei kõhkle juba olemasoleva inimese nimel pingutamast ja tegemast kõike, et teda elus hoida. Tundub aga, et veel sündimata lapse puhul me ei võitle sama pühendumusega. Aga just seda me peame tegema. Kõigi vahenditega tuleb tutvustada võimalusi, kuidas keerulises olukorras lapseootel naine võib saada enda taha tubli, tema ja lapse nimel asjatundlikult ja tulemuslikult tegutseva professionaalse toetaja tiimi. Aga eelkõige tuleb panna noor ema uskuma, et tema last on meile kõigile tarvis. Penelope, neid fraase oleme kuulnud üle arugi. On ju suurepärane kantseliitlik dokument Arengustrateegia Eesti 2035. Ma tean seda. Seal loetletud kava väärtuste ja põhimõtete hulgas puudub sõna perekond. Kogu dokumendis on seda nimetatud vaid ühel korral sündimuse tagamise meetmete hulgas ja mitte esimesel, vaid kõige viimasel positsioonil ja üldsõnaliselt soodustada perekonda, laste saamist ja kasvatamist. Aga kui me tahame midagi tõelist teha, siis peaks riik bürokraatlike lauselohede asemel koostama asjalikke tugisüsteeme, mille abil iga noor ema, ükskõik kui kõrgel ametikohal ta on, peaks täielikult säilitama konkurentsivõime ja kas või 3 aasta pärast tööle naastes olema teistega võrdselt pädev. Penelope, mu kallis, see suunaks ehk sünnitama üht last. Eesti aga vajaks rohkem, et jääda alles kui füüsiliselt eksisteerib eesti keeles mõtlev Eesti esivanematega rahvas. No üks võimalus on suunata senisest rohkem hoolt ja ressurssi juba esimesele lapsele. Pange tähele, praegu jutlustavad kõik Eesti maalapi poliitilised erakonnad 3 lapse peredest. Kui palju kuuleb aga tegelikult noori naisi kurtmas, et 1 lapse ema justkui polegi ema ja 1 lapse pere justkui ei vajakski tähelepanu. Kindlasti vajab 3 lapse pere seda rohkem. Aga kui kõik lapsed on võrdsed, nagu nad ju seda lastekaitsekonventsiooni järgi on, siis peaks suunama pilguga esimesele lapsele, esialgu. Ja kui lapse perel on selge, et see laps on väärtus, siis, olgu ta emale esimene või 6, me võime loota, et pere tahab ikkagi varsti oma armsale lapsele ka õdesid ja vendi. Ja sa arvad, et nii lihtne see ongi? Ei, see ei ole lihtne. Nagu on keeruline ka see, et sündivad lapsed põnnist peale tajuks ja teaks, mina olen eestlane ja ma olen selle üle uhke. Ja kuidas sina oma tarkuses selle küsimuse lahendaksid? Ei midagi muud, kui pakun seda, mille alusel on end läbi sajandite hoidnud Islandi väike rahvas. Teada ja tunda oma ajalugu, oma esivanemaid, nende suuri tegusid, võtta pähe ja südamesse teadmine. Just mina olen nende pärija ja ma ei anna oma pärandit käest, sest minu sees on ehtne Eesti jonn. Nii naljakalt ja aegunult, kui see ka kõlab, paistab selles olevat õige iva. Kui me teame oma ühist minevikku, siis hoiame selle nimel kokku meie ühises olevikus ja ehitame tulevikku. Sa räägid, Penelope, nagu sa oleksid ise eestlane. Aga miks mitte olla selle vapra rahva liige, kes on end võidelnud läbi aja siiamaani ja alles nüüd tahab alla anda, mitte sõjale, mitte katkule, vaid mugavusele ja maailma moetrendidele, mis ei ohusta suuri rahvaid ja suuri keeli, küll aga võivad kaotada väikesed rahvad. Penelope, ei saa eestlased üksi maailma suundumuste vastu. Ei jaksa alla miljonile rahvas ujuda vastuvoolu, ainult ikka vooluga kaasa. Ei,
Eesti edurelv ongi just tema väiksus. Ajaloos on ju ükskord sarnane eksperiment olemas, siis kui keiser Aleksander ainult Eesti ja Liivimaal kaotas päris orjuse. Ja siis ütlesid ka tema nõuandjad, et asi ei õnnestu, aga õnnestus kõige kiuste. Nii et sina ütled, Penelope, et Eesti, mida maailmakaardil õieti nähagi pole, võiks algatada uue rahvusriikide ajastu, kus riigis elabki mitu rahvust, nagu Eestis on ajast aega olnud, ja kõigile riigi elanikele on tagatud õigused, aga mitte põlisrahva arvelt, kuhu naised tahaks sünnitada, kus lapsed tahaks kasvada ja emade-isade loodu üle võtta ning seda edasi arendada. Utoopia! Kulla õde Penelope, utoopia! Mitmedki utoopiad on ajaloos tõeks saanud. Eesti riik ise oli veel aasta enne oma sündi lihtsalt üks ilus utoopia. Hea küll. Nii et sina kujutad ette maailma, kus Eesti on teenäitaja. Aga miks ta ei võiks seda olla? Sa kasvatad mu usku, kui nüüd eestlastel enestel jätkuks väge teostada utoopia, mida võiks järgida terve maailm. Jaan Kross on romaani professor Martensi Ärasõit kirjutanud kauni lõigu. Keiser Nikolai 1902. aasta külaskäik Tallinna. 2 laeval laulab keisrile 2 Eesti koori. Vene ohvitser küsib Martensilt, mis on kooride nimed. Ja Martens ei teagi miks, vastab talle eesti keeles. Estonia ja lootus. Täname teid tähelepanu eest.